Nüüd sina alustasid missugusest kohast, kui me koos hakkasime minema? Mis töökohas sa olid siis? Ma olin kalmistuvaht. Just, nii. Alustasid sealt, kus on hingede kokkusaamiskoht nii maiselt kui loori taha läinud olenditel, eks ju. Nii, ja võib ju arvata, et no kalmistuvaht, aga seal sa said sellised nagu juurteadmised ja arusaamise, mis on hoolekanne, sest see armastus, mis suunab meid ülespoole liikuma ja seda protsessi läbi viima, mis planeeti ees seisab, see armastus eeldab just seda hooldaja loobuse olemasolu. Ja seda ei saa päris nipsuga endas saavutada või teoreetiliselt või mingisuguste vaimsete tekstide lugemisega. Nüüd kui praegu veel tagasi vaadata sellele teekonnale, kust me tulime, sina olid ju kõige esimene intensiivravisse õppima tulnud õpilane. Maria õppis sinu kaudu ja samas ka kasvasime koos ja samas ka leidsime uusi sõpru ja teistgrupi liikmeid. Et kui sa nüüd tagasi vaatad, et mis oli kõige suurem õppimiskoht võib-olla sulle selle aja jooksul, see on küll eksprompt küsimus, aga ehk sa suudad praegu sellele vastata. Kõige suurem. Ma ei tea, kas neid oli üks just ainult. No sa võid mulle veel lisada, kui neid tuleb robinal. Kui alustada üldse sellest suhtlemisest alguses, et see kirjutamine oli ju raske. Et ma olin üllatunud, et ma olin nii palju nagu isegi tavalise kirjutamise kuidagi laused olid pahupidi. Et juba see oli keeruline. Ja võib-olla siis energia, teil on hästi tugev, puhas energia, väga raske oli seal ennast keskenduma, sundida, et jõuda lugeda kõik need kirjad lõpuni. Et see oli raske, sest oleks tahtnud kõiki muid asju, teadvus ei püsinud paigal, ütleme nii siis täna öelda. Teadvus ei püsinud paigal, sest ei olnud harjunud niimoodi millelegi pikalt tähelepanu pöörama, et ma tean, kuidas mul poolikuid asju oli enne. Nüüd on neid tunduvalt vähem, aga et siis natuke siit ja sealt ja nii ei jõuagi sügavustesse. Ja siis kui ma pidin, kui ma sain selle juhi rolli, et see oli hirmus. Ja, see põgenemine. Väike treening harjutus, et olla juht mingisuguses osas. Et see, ma sain aru, et see hirmutas väga. Ja. Täna enam mitte nii väga, aga selleks on läinud tohutult palju aega. Ja avalikkuses rääkimine, see oli täiesti plokk, seda ma ei saanudki teha. Ja siis seda ju treeniti väga paljudes erinevates situatsioonides, kohtades, olukordades, grupitöödes, kus ma siis õppisin rääkima lihtsalt läbi nende hirmude minema. Ja üks koht oli klaver, mida sa kartsid. Nüüd on see klaver nagu sinu orgaaniline osa. Minu osa, ja. Kui me grupitöötame või teatud sihtgrupiga töötame. Ja aitäh sulle, kallis, et tegelikult eks ta ole keeruline olnud kogu see protsess just selle energia suhtes. Ega sõnastus on ju eesti keeles, elu on läinud nii nagu teistelgi, aga see energia, mis tegelikult ju puudutab inimese madalat mina ehk ego poolt. Ja see ongi see ravi selline. Ja, just. Õigus, see ego, hakkab ju mässama. Ja, ego hakkab mässama. Mässama sees. Ja ühel inimesel hakkab ta selliselt, et lööb ukse kinni ja minek. Teisel inimesel avaldub see pika vaikimisega, kolmandal võib-olla laveerimisega, eneseõigustamisega. Ja vaat see on selles protsessis raske ja seda on väga raske inimesel endal kontrollida. Ja mida edasi te olete õppegrupiga liikunud, sina seal hulgas, et järjest on tõstetud taset. Ja samas ka nii, et kuigi meil on olnud selline raviline hingeravi kool ja teadvuse tõstmise kool, siis
noh, teadvuse tõstmise hulka kuulub kindlasti ka akadeemiline haridus, et seda haridust anti teile pidevalt juurde, suunati õppima, täiendama, ametialaselt edasi liikuma. Ja tegelikult noh, inimesed on näinud, kui palju neis on realiseerimata annet. Ja selle taha võib tihtipeale jääda ka see, et kas ei julge, kas ei ole olnud võimalust, võib-olla on eelnevad baasoskused jäänud omandamata, ei tea, kust otsast alustada. Nii et taevased on toonud siis maale ühe uue karjäärimudeli kasvamaks avatariks, aga seal hulgas siis kõrgminaga koostööd tehes lihtsaks inimeseks, kes hoolitseb teiste inimeste eest.